Tere tulemast! Minu nimi on Hubert ja siit tahaksin teile tutvustada Libraluresi uut toodet. Alustame! Tänase osa peategelane on Flexworm Junior. Nagu te ilmselt teate, koosneb Libraluresi kaubamärk praegu 4 seeriast: Predator, Trout, Bass ja Vertical Pelagic, kuid täna tahame keskenduda just Trout seeriale. Selle seeria on kujundanud Mateus Oko ja Tomas Potkul, erakordsed kalamehed, kes pööravad meie lantide juures tähelepanu ka kõige pisematele detailidele, et saaksite nendega alati edukalt kala püüda. Flexworm on tehtud väiksemaks. Lisaks on see ka kergemaks muudetud, nüüd on see 65 mm pikk, kuid mis kõige tähtsam, selle peamised eelised on jäänud samaks, nimelt eriline materjal, millest Trout seeria landid on valmistatud. See materjal on uskumatult veniv, väga vastupidav ja maitseb kaladele, isegi kui nad pole eriti aktiivsed, aga huvituvad meie landist ja näksavad selle ussi otsa. Siis hakkavad nad seda probleemideta tervenisti alla neelama ning meil on kohe kindel võtt olemas. Ja mis on veel äge, isegi pärast kala püüdmist on need materjalid mehaanilistele kahjustustele vastupidavad, nii et kui kala on juba käes, saab samas kohas sama landiga rahulikult edasi püüda. Ei pea seda vahetama, vaid saab kohe edasi püüda. Aga nüüd te ilmselt küsite, mis vahe on, kas panna Flexworm või Tingworm. Lõppude lõpuks on need ju sarnases suuruses või näiteks Vatti B-vorm. Oluline erinevus seisneb aga selles, kuidas see land välja näeb, sest Flexworm, nagu te ilmselt selle suuremat versiooni teate, on iseloomulikult kergelt ümaraks lõppev. Kohe näete seda ka siin lõikudes. Flexwormil on oma iseloomulik kuju. Tänu sellele meeritab see kindlasti jõeforelle, milles veendume kindlasti järgmisel hooajal, eriti võistlustel, kus osaleme koos Mateusiga. Aga lisaks saab sellega edukalt ahvenaid püüda. Poolas saab sellega väga edukalt latikaid püüda, aga see töötab hästi ka Trout-area püüdikohtades, milles nad juba testide käigus veendusid. See püüdis uskumatult hästi, sest see pikkus vingerdab ees väga mõnusalt isegi kõige kergema raskuse korral. Isegi kui püüame ettevaatlike kaladega, ei jäta nad seda lihtsalt tähelepanuta. Alati on selle ussi vastu mingi huvi ja nad neelavad selle tervenisti alla. Selle Flexwormi suur eelis on see, et sellega saab tõesti püüda väga rasketes tingimustes. Mida ma mõtlen? Kui püüame mägijõgedes, siis sageli on vool, kus kalad varitsevad, tõesti väga kiire. Tänu sellele, et siin on kasutatud palju õhemat materjali, saame rahulikult neid kohti läbi püüda, isegi kui meil pole alati selle landiga täielikku kontrolli. See käitub ees väga kenasti ja loomulikult, mis kindlasti meelitab hulgaliselt jõeforelle. Aga mis on ka lahe, kui püüame jõe aeglasematel lõikudel, samuti väga õrnalt varustatud landiga, näiteks lastes selle lihtsalt vooluga kaasa, siis jäljendab see uskumatult loomulikult ussi, kes on lihtsalt juhuslikult vette sattunud. Ja nagu te ilmselt teate, siis forellid armastavad selliseid ussikesi ja me saame edukalt läbi püüda iga koha, olgu see siis kiire või aeglane vesi. See teeb kindlasti oma töö ära. Eelkõige on lahe see, et tänu sellele, et see kuju on säilinud võrreldes suurema versiooniga, ei nõua see meilt isegi erilist animatsiooni. Tegelikult on ainus, mida me peame tegema, lihtsalt oma tamiili või nööri lõtvust kokku kerima ja ta käitub nii loomulikult, et ainus, mis meile jääb, on haakida ja edukalt kala välja tuua. Nüüd liigume edasi selle juurde, mis võib teile kõige rohkem huvi pakkuda, nimelt selle juurde, kuidas selliseid usse relvastada. Siin on mul just Flexworm 65 mm. Meie kodulehel Libralures.com leiate värske kataloogi, kus näitame, milliseid konksusid ja raskusi on kõige parem meie lantidega kasutada. Seal on samuti näidatud, kuidas need peaksid olema õigesti rakendatud. Aga siin just Flexworm Juniori näitel näitan teile, kuidas ma ise kõige sagedamini sellist tüüpi lantidega püüan. Siin on meil valmis pandud wolframpeaga lendõngekonks. Esimene küsimus, mis võib tekkida, miks just wolframpea? Esiteks, kui ma tahan püüda näiteks 1-grammise wolframpeaga, siis see on tunduvalt väiksem kui pliistpea. Tänu sellele näeb selline peen lant palju kenam välja. Lihtsalt nii ongi. Teine asi. Kui kasutame wolframit ja lööme sellega vastu põhja, tekivad iseloomulikud klõpsud. Sellised klõpsud võivad väga tõhusalt meelitada nii forelle kui ka ahvenaid. Ja siin on meil konks, millest ma juba varem rääkisin. See on Ogata lendõngekonks.
See on kõige olulisem, sest tihti on meie püügikohtades nõue kasutada just selliseid konkse. Aga teine asi on selle varre enda iseloom. See on väga pikk, kuid samal ajal kitsas. Sellistele vormtüüpi lantidele soovitan teil eriti kasutada just pikki, kuid väga kitsaid konksusid. See tähendab, et tänu sellele, et konks on pikk, saame selle õigesse pikkusesse landi sisse kinnitada ja kuna see on kitsas, siis kui kala meie landi vastu huvi tunneb, tõmmatakse see konks probleemideta kala suhu ning meie saame ta edukalt haakida ja mis kõige tähtsam, välja tuua. Siin on mul juba valmis pandud fleksvorm ja mainitud pea. Võtame selle ussi. Torgime selle siitpoolt läbi ja lükkame aeglaselt konksu varre peale. Ja siin on painduv uss juba relvastatud. Nii see välja näeb. Torgime siitpoolt läbi ja see ongi lahe, et siin on selline mõnus soon, mis näitab meile, kui kaugele konks peaks umbes ulatuma. Vaatame nüüd, kuidas see sööt vees käitub. Uut Flexi, nagu ka kõiki teisi Trout-seeria lante, leiate 4 erinevas lõhnas, küüslauk, juust, grill ja muidugi lõhnatu versioon, mille tegime spetsiaalselt teie jaoks. Siitkohalt tahaksin teid tänada selle video vaatamise eest. Kui teile meeldis, siis julgustan teid panema pöidla püsti ja tellima seda kanalit. Ja mis kõige tähtsam, tahaksin teid kutsuda ka varem mainitud veebilehele libralures.com. Sealt leiate mitte ainult meie kataloogi, vaid ka pilte lantidest, mida me teie jaoks valmistame ja mis varsti on juba müügil. Lisaks kutsun teid meie Facebooki, Instagrami, Xi kontole ning ka TikToki kontole nii poola kui ingliskeelses versioonis. Loodan, et see materjal meeldis teile sama palju, kui mulle meeldivad uued Flexvorm Juniorid. Te peate uskuma, need teevad vee ääres palju kära. Kohtumiseni järgmises videos!